Ja tervist jalgpallirahvas! Selleks korraks olete siis avanud Eesti jalgpalli lehekülje YouTube'is ja olete sattunud saali jalgpalli meistrite liiga 5. voorule, kui ma ei eksi, vabandust, isegi 6. voorule ning omavahel kohtuvad Rummu Dünamo. Nii, Vile antud Tartu Ravens versus Rummu Dünamo. Leiavad Kishnevski. Kishnevski leiab Kovalin, nüüd Kovalin, kas tuleb peale löök, otsib sealt ja olemas! Esimene olemas, Koval ja Kishnevski, Tartu Ravens. Ja kas siit saab, Koval saab, ääres on olemas, aga Teodorovitšist see läbi ei läinud. Vaatame, ise tuleb Teodorovitš. Jaa! Olemas. Millist tööd teeb Teodorovitš? Toob palli ise üle. Mehed on pisut segaduses. Joo! Nagu näete, kahe silma vahele jäänud mängija jooksis ennast täiesti värava ette vabaks ja jääb kuidagi see kahe silma vahele üks mängija ja niimoodi see mäng lõpeb. Aga vaatame nüüd Teodorovitš. Ja Teodorovitš jookseb selle palliga väravasse ja teeb seisuks 2-2. Teodorovitši jaoks on see täna Rummu eest teine värav. Selles mõttes läks outi. Aga ikka endiselt number 1 Silver Lill on Rummu Dünamo väravas ja kas siit tuleb ära? Ja tuleb ära! Eduard Tesjatski ja Lehar Saviking. Milline sööt Lehar Savikingi poolt ja nüüd Tesjatski teeb seisuks kindel võit, 3 väravat ja mitte ühtegi selja taha lastud. Siis oli täna kella 3-st veel üks mäng. Ja mida ma vahin siia tabelisse, kui Raul Rebane teeb siin platsi peal mängu, siis Raul Rebane üksi lahendab selle mängu ära ja teeb seisu. Saavad Rummu Dünamo mehed miinus seista. Vaatame, kes siit tuleb kohe ette ja kuidas mängitud. Rummu Dünamo mehed jätate niimoodi Mats Plaado sinna vabaks, siis noh, siukses olukorras karistatakse ikka ära. Ja ei õnnestunud Dmitri Pavjakil võimalus. Oi, Pavjak. Niimoodi 3 mehest mööda, aga siin tundub, et ja oi, Mikk, milline post ja nüüd Mikk Klaas tabas väga hästi seda küljeposti. Ja nüüd Arseni saab üksinda tulla ja Arseni Hmeljov, kuidas Teodorovitš selle söödu nüüd läbi nägi ja Arseni väga ilusti lõpetas. Ja Tesjatski. Kuidas ta tuleb sealt keskelt läbi ja kui siin saali jalgpallis on keskvälli kaotatud, siis see tähendab seda, et praegu nüüd Rebane saab ühest mööda ja vaat Tesjatski on võimalus ja Eduard Tesjatski see värav tühistatakse ära. Oi, väga hea press Tartu poolt ja on mängitud selline seis, et 8. värav Tartule ja Lehar Saviking.
no Rene Kolsar, kolmas võimalus ja tuleb ära. Rene Kolsar paneb sellele mängule tugeva punkti. Ja seisuks on 3-9. Nii ja siin enne sireeni tekkis veel siuke ohtlik olukord, aga kohtunikud veel arutavad midagi omavahel.